Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse kalad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 30. märts kuni 5. aprill. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile selleks nädalaks öelda on. No nädal algab teil siin suure koormakaardiga, et siin mees läheb sauad õlal oma sinna lossi poole. Et te olete kas võtnud endale ise või on teile pandud mingi väga raske koorem, te tunnete, et te nagu ei jaksa seda koormat enam kanda. Ja siin kõrval kohe on nagu see abipakkuja, see tuleb see mõõkade 7. Keegi tuleb teile siis abi pakkuma, et ma võtan siit osa teie koormast enda kanda. Pakun teile mingit soodsat, ma ei tea, tehingut, lahendust. Aga kuna see mõõkade 7 on varaste kaart ja minu jaoks on ta üks osav müügimees, siis mina seda pakkumist kaaluksin väga tugevalt. Ja teile endal on ka nagu, kui siit edasi tuleb see varjude kaart, siis te ise nagu ka tegelikult saate sellest aru, teil tuleb minevikust meelde midagi, kas midagi sarnast. Keegi teile pakkus minevikus midagi, ja see nagu ei olnud päris see, et teil on nagu mingid mineviku varjud. Need on nagu sellised, tulevad aeg-ajalt meil kerkivad üles sellised võrdlusmomendid minevikuga, et oli seal ka niimoodi. Ja siis mulle pakuti midagi sellist ja lõpptulemus oli see, et see ei olnud üldse hea pakkumine. Vot mingid sellised mõtted võivad teie peas olla. Edasi tuleb karikate kuninganna. No karikate kuninganna on selline, kes suudab oma emotsioonid vaos hoida. Tema saab aru, et asjade üle tuleb järele mõelda. Tema on rahulik. Ta võtab rahulikult asja, ütlebki, võtan mõtlemisaega. Ma võtan mõtlemisaega, ärge otsustage kohe, ütlen ma teile, sest see kaart, see mõõkade 7, see kavala müügimehe kaart ja varaste kaart, see teeb mind väga ettevaatlikuks. Kogu selles ladumises on tema selline negatiivne tegelane, ma ütleksin selle kõige peale. Aga kuna teil on väljas nii karikate kuninganna kui ülempreestrinna, ülempreestrinna räägib sellest, et teil on olemas see sisemine tarkus, vot see sama kõhutunne. Nüüd tehke oma otsused selle kõhutunde, vaat iseenda intuitsiooni pealt. Koos selle ülempreestrinna selle sisemise tarkusega ja karikate kuninganna vaoshoitusega, emotsioonide kontrollimisega, läbimõtlemisega, et hingan enne, ma ei tea, 10 korda sisse, kui ma nagu midagi ütlen. Vot sellega koos niimoodi on võimalik läbi näha ka selle mõõkade 7 pakkumise need varjatud vead või varjatud pool. Et olenemata sellest, et teil on see koorem hetkel liiga raske, siis nädala lõpp minu meelest, no teil tuleb nagu imeline nädala lõpp, no kui me võtame nii, et esimene kaart on esmaspäev ja viimane kaart on pühapäev, no siis on see nädala lõpp imeline. Et siin lõpus on teil see vikerkaare kaart, see on karikate 10, mis räägib täielikust harmooniast, üksteise mõistmisest, perekonnast. See kaart ise ütlebki nii. Armastus on kõik, mida teie elus vajate ja mõni inimene, kellega seda jagada. Et siin on lähedased inimesed, siin lapsed mängivad, ema, isa on õnnelikud, vikerkaar on taeval. Et kõik need probleemid, mis teil olid, te suudate nagu lahendada vaos, hoitult, läbi, mõeldult ja tuginedes enda sisemisele tarkusele. Et selle jõu ja selle tarkuse annavadki teile see karikate kuninganna ja ülempreestrinna. Nemad koos on need 2 tugevat, kes teile annavad seda tarkust ja ütlevadki seda, et ei ole vaja kohe otsustada, mõõtke mõtlemisaega. Ja vot siis öelge. Ja võib-olla see koorem ka, nagu ma ei tea, kas langeb ära, tuleb mõni teine pakkumine seda nagu kergendada või see ei tundugi teile enam nii raske. Ja viimane kaart selle nädala lugemises on keisrinna. Keisrinna on maaema. Keisrinna on selline naine,
kes aitab absoluutselt kõiki, ta armastab kõike ja kõiki, tema armastab loodust, tema on täis headust. Ja koos selle karikate 10-ga nagu ma ütleksingi, et on nagu super nädalalõpp, et teil jätkub silmi kõikide lähedaste jaoks, te märkate nagu absoluutselt, kui keegi on seal mossis, teie näete seda, lähete kohe küsima, mille see asi on, kas ma saan kuidagiviisi aidata, tule räägi oma mure mulle ära. Teil on nagu seda, kuidas ma siis ütlen, inimlikku headust, empaatiat. No sellel nädalavahetusel see minu meelest lausa, see kiirgab teist välja, see on üks asi, minu meelest see ajab teil lausa üle, see on teine asi. Et on kevad ja ongi kõik ärkab ja te nagu ise ka olete nagu kehastunud headus, et te näete, teete, möllate seal võib-ollagi mitme eest ja küllap siis seda ka märgatakse teie lähedaste poolt, kelle heaks te nagu tegutsete. Teil ei ole kahju millestki. Et te nagu annate endast sellel nädalal, te annate nagu endast absoluutselt kõik. Et oleks teistel hea. Ja, oleks hea, et te hoolitsete oma perekonna eest, jaksate ka kõike, teil on nagu jõudu kõigega toime tulla. Ma ei tea, oma kodu koristada, võib-olla seal lastele süüa teha, võib-olla veel kusagile mingisuguseid lähedasi sinna vaatama sõita, kes ei ole päris teil lähedal, seal võib-olla vanemaid inimesi, võib-olla hoopis lastele külla minna. Et kuidas kellegil, kus kohas meil need inimesed on, keda me harva näeme, et mulle küll tundub, et teil nagu jätkub kõige jaoks jätkub teil silmi, kõige jaoks jätkub teil aega, teil jätkub energiat ja jätkub seda soojust, et oluline on ju meil see, et me teeme seda heast südamest ilma nagu tasu tahtmata. Et me ei taha ju selle pärast mingisugust kiitust ja aukirja saada, et me kellelegi midagi teeme või kellegi jaoks olemas oleme. Et soovingi teile seda, ärge uskuge seda kavalat müügimeest, olge ettevaatlik kõigega, mis teile sellel nädalal pakutakse koorma kergendamiseks ja nautige seda nädalavahetust oma lähedastega, jagage seda armastust, mida teil on. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.